uuesti referentseerides Alex Ramosit, siis minu arust tal on hästi hea ütlus selle kohta, kuidas terve elu on üks suur valu. Ja meil on nagu valida, et kas midagi ei muutu ja me oleme samal tasemel, see on nagu tegelikult valu, on ju. Tegelikult me oleme kohe ühes kohas kinni, on ju. Siis kui me elu läheb kogu aeg alla, tervis läheb kogu aeg alla ja kõik läheb halvemaks, on ju, see on ka valus koht, kus olla. Ja teistpidi, kui sa nagu valid tegeleda mingite probleemidega, tahad kasvada, tahad paremaks saada, nii see on ka see, et see on ebamugav, see on ka valu, on ju. Siis tegelikult igas suunas, kus sa liigud, see on valu. Valu parem on enne. Ja siis ongi see, et millist valu sa tahad endale võtta, on ju. Kas see, et sul läheb kõik kogu aeg halvemaks ja sa üritad sellega tegeleda, kas see, et mitte midagi ei muutu ja see on ka ebamugav, või siis see, et sa üritad kuidagi paremaks saada ja valid ise nagu milliseid probleeme, milles sa tahad ennast nagu paremaks saada. Ja mulle näiteks ongi see tantsimine on see, et ma nagu tunnen, et ma tahan sellest paremaks saada, ma tahan seda teha, ma tahan olla nagu füüsiliselt rohkem aktiivsem. Ja kui on mingid asjad, mingid supplemendid näiteks, mis mind aitavad seda veel paremini teha, siis nagu no, ma vajan kogu oma raha sinna nii-öelda, ma teen seda. Et ja ka aja nagu ka, mitte ainult raha on selles mõttes. Et jah, ma ütleks, et see on huvitav asi, mille peale mõelda ja nagu ma ütlengi, et stressist nagu üle saamine, see tegelikult seotud võib-olla ka, ma ei tea, põhilist hästi nagu mingi magamine näiteks, et kuidas sa magad nüüd, et ma olen ka magamise hästi nagu suur fänn, et kuidas nagu maksimeerida seda magamisaega, sest nagu maksimum kätte saada nii-öelda. Aga ma arvan, see on hästi palju seotud tegelikult sellega, et kuidas sa valid neid probleeme, millega nagu tegeleda.